Pärast pikka päeva on tõeline luksus hetk iseendale Cameo voodis. Kui sa oled üks nendest, keda ärevus on elus kimbutanud või on ta lausa halvanud sinu elu, siis oled sa jõudnud kuulama taaskord uut podcasti või lausa vaatama, oleneb, kus sa siis meiega oled liitunud. Ja nädal on mööda läinud, Merje jälle ja lahkuminekute saade osutus nüüd küll populaarseks, sul tuli palju tagasisidet ja tundub, et inimesed said väga palju uusi perspektiive endale, mis juba viisid mingid protsessid liikumisse. Ja ma arvan, et ongi hea jätkata tegelikult, kui sa kuulad kõik episoodid algusest lõpuni ära, siis see moodustab nagu ühtse terviku. Et võib küll tunduda, et me käime ümber palava pudru ühe teema ümber või mitmete teemad ümber, aga tegelikult kõik teed viivad ühte rongijaama tagasi. Lihtsalt seal on väga palju erinevaid perspektiive ja nii palju, kui me jõuame neid tulistada siin 1,5 tunni jooksul ja tunni 15 jooksul, siis neid saab ka siin olema. Ja tere ka minu poolt ja tere Ants, mul on väga tore ja hea meel siin sinu vastas taas kord istuda. Me hakkame täna rääkima sellisel huvitaval teemal. Ütlen kohe, et me ei saa inimesi ärevusest korda teha selle podcastiga, aga minu arvates ärevuse teema on ka üks see teema, mida ma olen palju ise kuulanud podcaste ja mulle tundub hästi niisugune primitiivne, kui ma lähen ärevusest rääkima podcasti, et ma räägin sellest, et käi õues jalutamas, eriti nende inimeste puhul, kes on mind siis rünnanud, et andsid ja asjadest midagi ja siis parimad soovitused, mis ma suutsin podcastis ise nende poolt siis välja noppida, on see, et käi õues jalutamas ja mõtle positiivsetele asjadele ja hinga natukene ja sellised primitiivsed tegelikult soovitused, mis on tegelikult kõigile kättesaadavad ja tasuta, ehk siis need on väga head kindlasti, aga just võiks lõpuks ometi hakata rääkima sellest, et ärevus on ju sümptom ja sümptom juhatab meid kuhugi ja ärevus on, kui ta juba tuleb, siis see näitab, et keha teeb meiega koostööd, ehk siis me oleme kuidagi ülekoormatud saanud ja minu arvates me võiks tänase episoodi vältel, nii palju kui mu aju täna tulistab, kindlasti jääb midagi ka välja ja siis seda perspektiivi jagada, mida ma olen siin 10 aasta jooksul terapeudina näinud, ma olen töötanud ju ärevusega läbi hüpnoosi, läbi konstellatsiooni, läbi sellise kombineeritud teraapia, mida ma nimetan läbielamisteraapeks ja ärevuse puhul on tulnud väga häid tulemusi, aga on kindlasti selliseid ärevusi, mille puhul on väga raske tulemusi saavutada. Ehk siis täna me saame sellisel teemal rääkida, et ärevus teie elu ei halvaks, sest hirmus elatud elu on elamata jäänud elu. Ehk siis praegu tuli selline lause. Ja ma arvan, et tegelikult ärevusel ja ärevusel on ka nagu vahe. Absoluutselt. Ja ma arvan, et me kõik, kui inimesed äkki mõtlevad praegu, et kuidas ma olen ka ärevusega seotud, siis mingis mõttes me oleme ka kõik sellise massärevusega aeg-ajalt seotud, kuulates võib-olla uudiseid või mida iganes on ju. Just koroona aeg oli see, mis tõi inimestel tervisärevuse väga tugevalt üles ja seda on väga raske tegelikult olnud ka headel psühholoogidel lahendada, sellepärast et üks asi on see, et me võime õpetada ju, kuidas ärevust ei saa täiemääral ära võtta, lepime selles kokku, et kui keegi esitab sellised eelmused, võta mult ärevus ära ja siis sellist asja ei ole olemas, ehk siis ärevus on täiesti normaalne emotsioon, aga nüüd on küsimus selles, kuna ta muutub häireks, et kui sa näiteks 2 nädalat konstantselt juba tunned ärevust, see halvab sinu elu, siis võib hakata juba häire poole nii-öelda liikuma, aga see on loomulik ärevus, kui ma satun uude olukorda esinema, näiteks mul oligi natukene siin esimest podcasti salvestades ja selline nagu, ma ei saa öelda, et oli nagu tugev ärevus, aga ta oli selline nagu elevus, põnevus ja natukene nagu võbises sees, aga üldiselt ma kogen ärevust vähe. Ehk siis pigem ongi saanud kas partnerlussuhete lahkuminekute puhul natukene mingi aeg, aga üldiselt minust rahu on kõige suurem valuuta ja järjest rohkem me peame leidma teid, kuidas sinna tagasi saada, sest põhiline asi, mida inimesed küsivad seansil, on rahu. Ja tegelikult näitab seda, et ärevuse tase on tegelikult ja selline pingetase on ühiskonnas väga suur. Minu enda kogemus on see, et kui sa seda ärevust nagu lõpuni õpid tundma, siis sellega on ka väga edukalt võimalik elada, et sa nagu tabad need
mingid märgid endas ära ja tead juba rohtu, mis sa endaga tegema pead. Mina oma klientidega ikkagi püüdlen sinna poole, et see ärevus võib küll tulla, aga ta ei ole kunagi selline intensiivne ärevus, ehk siis, et inimesel tekiks see enesekontrollimehhanism ja minu arvates kui kliiniline maailm ja see pool nii-öelda tuvastabki selle ärevuse mustri, eks ju, ärevuse puhul on hästi oluline, et me ei hakkaks mingeid tegevusi või olukordi vältima, mida palju ka enesearengu maailmas tehakse, on see, et õpetatakse inimesi pigem nii-öelda vältima siis mingeid olukordi. Et seda kindlasti ei tohi teha, et pigem on ka see, et näiteks kui sul on rahustid kaasas ja kui me oleme juba teraapias tööd teinud, siis eesmärk on ju lõpuks ravimite pealt ära saada ja väga paljud inimesed rakendavad turvalisuskäitumiselemente. Ma toon näiteks näited, mõned inimesed tunnevad, et nad peavad näiteks mingi medaljoni kaasa võtma või rahustid kaasa võtma, aga tegelikult see kõik hoiab sind ärevuse mustris, kui sul on tegelikult see ärevus juba nagu sellisel kujul häireisel kujul lahendatud. Aga ärevus on tõesti nüüd spetsiifiline teema, ja me peaks võtma kohe täitsa algusest, et inimestel tekib ikka küsimus, et miks ärevus just nüüd mind kimbutas? Just sa küsisid esimese küsimuse praegu ära, miks inimesed siis ärevust tunnevad või tundma hakkavad? See on mõnes mõttes nagu kaitsemehhanism, ehk kui inimese tajub ohtu ehk tegelikult ülekoormatust, siis lülitub sisse võitle-põgene reaktsioon, mida amygdala otsustab seda, eks ju, kuna sul siis see katalüsaator seal parasjagu ülekuumenenud on ja seal on oluline nüüd tõesti aru saada sellest, et näiteks inimene, kes elas 30 aastat niimoodi, et tal ärevust ei olnud, nüüd ühel hetkel lööb see ärevus välja. Ja lööb niimoodi välja, et ta kaotab nagu täiesti, julge võib-olla koduski välja minna, eks ju. Teiselt poolt meil on terviseärevus, meil on generaliseerunud ehk põlvkondade-ülene ärevus, meil on üldistunud ärevus, ehk siis see on niisugune keeruline teema, on praegu mulle ka lahti rääkida, lihtsalt enda perspektiivi, me ei pretendeeri tõele loomulikult, võtke siit kõik, mis te tahate, ehk ma võib-olla täna ka vastandun natukene sellisele klassikalisele lähenemisele, mitte ei vastandu, aga annan võib-olla lisaperspektiivi, sest kui ma vaatan neid kliente, kes minu juurde tulevad, siis enamus on käinud psühholoogide juures, enamus on käinud psühhiaatrite juures, juba saanud neid elementaarseid oskusi, saanud ravi, aga see ei ole aidanud. Ja siis ma olen jõudnud huvitavate kohtadeni, miks ärevus üldse tekib inimeses ja millega see on seotud ja kuidas siis inimest maha rahustada, et tas rahu püsiks. No nii, aga miks ta siis tekib ja millega ta on seotud? Ja, kui me räägime ärevusest kui sellisest emotsioonist, siis ma ütlen kohe ära, et tänased sündmused, mis tekivad, toon näite näiteks, väga paljudel tekib ülikooli ajal ärevus just või gümnaasiumis eksami perioodi ajal, eks ju. Ja seal on küsimus selles, et kas nüüd tekib ärevus selle eksami tõttu või siis see pinge ja ootus on nii suur, et siis kaitsed ütlevad üles, ma ei suuda ennast ära reguleerida ja siis ma nii-öelda kukun kuhugi tagasi ja kukun nii-öelda sellisesse võitle-põgene reaktsiooni. Aga nüüd on küsimus selles, kuidas see meel üldse meil areneb. Mina toetun oma töös väga palju Veiko Tähka nii-öelda arengupsühholoogiale. Teda on ka kritiseeritud, on kiidetud, aga minu jaoks see töös toimib kõige paremini. Ja tema minust kirjeldab väga hästi ära selle, kuidas lapse meel üldse nii-öelda arenema hakkab. Ja see on hästi oluline komponent, et mõista üldse ärevust kui terviklikkust, sest enamus ärevusi ma lahendan selle kaudu ära, ehk ma panen, kuidas ma ütlen, lasen kliendil iseenda emaks muutuda, iseennast rahustada. Sest kui meil on üldistunud tugev ärevus, mis ei allu ravimitele, erinevatele teraapiatele, siis me peame mõistma seda, näiteks Veiko Tähka ütleb, et ema kaudu laps õpib ennast rahustama. Nii et kui me ei räägi niisugusest väiksest ärevusest, et sul on esinemist ärevust natukene või mis iganes, kui räägime üldistunud suurest ärevusest, siis me võime tegelikult hüpoteesina viidata juba sellele, et me jõuame tagasi jälle emani. Tüütu teema küll, mis te arvate, et ma viitsin sellest kogu aeg rääkida? Ei, aga väga paljud inimesed ei saa kontekstidest aru ja vahel kuulavad nad uuesti ja siis käib see klikk ära, kurat, mul oli ju endal ärev ema või midagi sellist. Ehk siis kuhu ma tahan jõuda, on see, et kui laps sünnib, siis tema meel nii-öelda ehitub üles ema peale, mis tähendab seda, et see, kuidas ema maailma tunnetab, see, kuidas ema last hoiab, see, kuidas ta kussutab, kaisutab, mis seisundis on ta oma partnerlussuhtega parasjagu ja näiteks konstellatsiooni maailmas isegi öeldakse seda, et see, kuidas ema tundis ennast 9 kuud enne lapse eostamist mõjutab last, kas see ka reaalselt tõele vastab, aga mina ütlen kindlalt oma töö väitel, et see, mida ema tunneb raseduse ajal,
konfliktid, pinged, mis iganes seal on, eks ju, võib-olla mahajätmised, see paneb lapsele paika mingis mõttes tema saatuslikku nii-öelda tee. Ehk sealt tuleb väga suur nii-öelda saatuslik element sisse. Ja kui nüüd see laps kasvab, siis ta alguses nii-öelda Veiko Tähka minust nimetab seda ühiseks kosmoseks, mis tähendab seda, et see lapse psüühika toimib läbi ema tunnete väga paljuski. Ja see, kuidas isa-ema toetab. Ja kujutage ette, kui nüüd on olukord, võib-olla see esimesed 6 kuud ongi ilus ja nunnu ja eriti praegusel ajal, kus ühiskond on natuke küpsem, kas on, aga stabiilsem, on vähem dysfunktsiooni lihtsalt, siis kui ema tuleb nii-öelda sellise pagasiga last saama, et ta hoiab last, saab läbi hirmu, näiteks ta on ennem varasemalt kas aborti teinud või ära katkenud või perekonnas on palju lapsi surnud, et tal on võib-olla üldse rasedaks raske jääda, siis see last nagu oodatakse läbi hirmu siia maailma. Teine asi veel, sooline ootus, mis võib mõjutada väga palju lapsega orientatsioon, mis ei ole teaduslik fakt, aga mis väga palju võib lapse psüühikat ja arengut mõjutada, on see, millist last me perekonda ootame, kas tütart või poissi. Ja kui nüüd ei sünni see tütar, oodatakse tütart ja sünnib poiss, siis ma oma töös olen näinud seda, et miskipärast tahab ta väga palju näiteks see poiss näiteks tütre rolli võtta või muutuda feminiinsemaks natukene kui võib-olla klassikaline mees. Aga mis see klassika on, seda me täna palju tea. Kuhu ma tahan jõuda, on see, et kui see laps nüüd kogeb seda ema ja ema on ise hirmul, ärevuses, kogu näiteks sellise esimese 7 eluaasta või kogu lapsepõlve ajal või on dysfunktsionaalne, et ta ei saa lähedust ja soojust pakkuda, vaid hoiab teda nagu kramplikult või väga näiteks eelmisel nädalal mul teraapias olid, kus anti lapsed vanaemade juurde kasvatada. Ja nüüd, kui see laps on kasvanud sellises keskkonnas, siis esimene asi, lapsele ellujäämisobjekt on ema, number 1. Ehk siis sellepärast ma ka teraapia kontekstis räägin palju või enesearengute kontekstis räägin palju ema teemast. Miks? Sellepärast, et emast on saanud paljud asjad alguse ja ma ütlen, et ta on ellujäämiseks lapsele tegelikult olulisem kui isa esimestel eluaastatel, sest ta annab rinda ja ta on ema sees kasvanud ja see on nagu turvatunde objekt. Ja kui nüüd laps kasvab sellises ebakindlas keskkonnas, lisaks võivad tekkida lapsel kuskil seal 2., 3., 5. eluaastal, kui ta hakkab sotti juba saama, eks ju, kuhu keskkonda ma sündinud olen, siis lapsel tekib teadvustamata osas, mida ma töös olen palju näinud, selline päästeprogramm. Ehk siis me oleme rääkinud siin sulandumisest, eks ju, siis see esimene 6 kuud ongi see, et ma sulandun emaga kokku. Ja siis tekib sealt edasi selline piirialane faas, kus on 0,6, 2,5, igal lapsel on see natukene erinev, kus hakkab toimuma ka esimene eristumine. Ja see on kõik oluline ärevuse puhul. Ja esimene eristumine näiteks on see, et ma avastan, et ema ei kuulu mulle. Ma pean teda isaga jagama. Muide, see on esimene hülgamistrauma koht normaalsetes perekondades, et kui te arvate, et traumast pääsesite, siis unistage edasi. Et see on üks koht, millega laps, mis võib tekitada sellise, miks kõik vajavad nii-öelda seda turvatunnet või meeletut lähedust, et elu seadistab meid nii, et me läheks katki, et me saaks elu jooksul ennast kokku panna, sest mingi sõnnik peab olema väetiseks, et kasvada. Aga nüüd ärevuse juurde tagasi tulles või selle meelearengu juurde tagasi tulles, et kui see laps nüüd avastab, et tal on nii-öelda isa ja tal on ema, ja nüüd on küsimus sellest, kuidas need 2 omavahel kommunikeerivad ja läbi saavad, kas isa on üldse olemas. Kui nüüd seda isa olemas ei ole, siis laps jääb põimituks. Meil on praegu vaata naised kritiseerivad mömmide ajastu, et mehed ei ole piisavalt mehed, ei võta vastutust ja bla bla bla, ei hoolitse oma naiste eest ja nii edasi. Aga seal on selline, miks see nii on olnud, sest isad on paljud jalga lasknud ja isa eeskuju pole olnud või on tööl olnud. Ja siis need lapsed jäävad nagu põimituks ema tunnetega. Mis tähendab seda, et minu tundemaailm ei saa kunagi eristumisesse minna ega liikumisse minna. Mis see mina olen? Milline ma isa juures olen? Milline ma eraldi olen? Ehk siis, kui ema on kasvatanud last läbi hirmu, siis ta teeb talle ju kõik ette taha ära, üle hoolitsemine on üks olulisi ärevuse tekitamise komponente. Et mõelge, kui teil on ema olnud üle hoolitsev, siis see ei ole mitte puhas armastus, vaid see on armastus läbi hirmu. Ma üritan kogu aeg seda last nii-öelda kaitsta või päästa millegi eest, sest ma projitseerin lapsesse oma kogemuse või oma süsteemi kogemuse ja üritan nüüd teda selle eest kaitsta. Aga aru saamata, et see laps ei täida üldse seda rolli, ei pea täitma seda rolli, et sa lahendad enda teemat või süsteemi teemat lapse kaudu.
Ja see on nüüd see koht, kus lapsel võib areneda välja, kui ta võtab emalt raskuse ja ka isa on näiteks ebaturvaline, ma ei saa isa juurde liikuda, kus turvalisust nagu saada, siis lapses ei arene välja nii-öelda seda turvatunde elementi ja ta peab kogu aeg, ta areneb välja keskkonnas, kui on ka alkoholism ja kõik muu, sellises häire monitooringus, et ta kogu aeg monitoorib, kas on midagi nagu problemaatilist, eriti konfliktsete vanemate vahel, kas ema võib surra, see lapsel võivad sellised mõtted tekkida, kui nad kaklevad omavahel, kas nad võivad ka peksma hakata üksteist. Ja kõige hullem on see, et laps teeb, ma ei tea, kas oli alla 5 või 6-aastased või 7-aastased lapsed, teevad selle enda süüks. Sest nad on egotsentrilised, neil ei ole mina ja teised nagu välja arenenud veel, mis hakkabki sellel piirialasel faasil nii-öelda välja arenema. Ja kui me räägime üldse piirialasest isiksushäirest, kus on ka ärevus sisse kirjutatud, siis need kõik inimesed on tegelikult, kui sa uurid nende lugusid, siis nad on kõik selles samuses vanuses kinni, seal 0,6 kuni 2,5 või kuni 5, eks ju. Et nad toimivadki nende tunnete pealt sealt ja seal on kahjustus toimunud. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et kui inimesel lööb välja järsku selline kõikehõlmav ärevus või ta on lapsest saadik olnud ärev, paljud inimesed ütlevadki, ma ei olegi kunagi tundnud rahu, ma ei tea, kuidas niimoodi elada saab, eks ju, siis nende meel, ja nüüd on väga oluline element, meel on üles ehitunud ärevuse peale. Ja selline ärevus ei lahene ära selle kaudu, et ma õpetan nüüd teistmoodi toimima tänases elus või ümber hindama olukordi, see võib väga pikka aega võtta. Aga kui ma kliendiga töötan näiteks, siis ma ei tööta praktiliselt üldse ärevusega. Ma töötan rahuga ja esitan küsimuse, kus rahu kadus ja kelle tunnetega on klient üle seotud. See on nüüd selline klassikaline ärevus. Saad sa aru, mida ma räägin? Tead, ma sain aru ja ma olen ka 3 poja ema. Ja ütleme ausalt, et ma täitsa jooksin su juttu praegu kinni, et see on emadele praegu ilmselt ikkagi selline päris, ma isegi ei tea, mis info see oli praegu, mida sa praegu andsid, et me tegelikult tahame kõik oma lapsi hoida, kaitsta ja suures pildis üle hoolitsetusega me võime hoopis teha ärevaks. Tuleb ärev laps. Ehk siis ja siin ei pea nüüd vanemad hakkama ennast süüdistama, et ma olen märganud seda, et kui midagi räägin, siis 2 varianti, kas nüüd hakatakse mind ründama, et Ants on paha ja süüdistab vanemad, loomulikult on vanemad kõiges süüdi. Küsimus ei ole üldse süüdistamises. Küsimus on selles, et inimeste teadvusse jõuaks põhjus-tagajärg seos. Ja kui me nüüd loome seose, ma jäin pooleli, eks ju, selles kohas, ehk siis kui ma tean, et ma olen niimoodi lapsi kasvatanud, siis emana sa andsid parima, mis oskasid. Kuule, 90-ndatel, 80-ndatel ei olnud mingit kuradi Antsu, kes flatraks, eks ju, hommikust õhtuni mingi enesarengu teemadel või ei olnud raamatuid, ei olnud sellist haritust, sest sellel ajal avaldati ka pealkirju meedias, et lapsi peab peksma, eks ju. Ja kui sa mõtled näiteks 40-50 aasta meeste peale, miks nad joovad, nad on ju kõik tegelikult olnud oma emast, isast ilma emotsionaalselt, need käisid tööl, lapsepuhkust ei olnud, anti vanaemadele vanasele kasvatada, malakas käes. Ime, et nende isiksus pole ja mentaliteet pole ära tapetud, et nad komistavad oma ellujäämisstrateegia nagu alkoholi külge, mille taga on ka ärevus muide. Et me ei tööta alkoholismiga kunagi, vaid ärevusega ja põhjusega, miks inimene joob, see on ellujäämismehhanism, mis ärevus võib viia alkoholismini. Aga tulles nüüd tagasi selle juurde, kui nüüd inimene on kasvanud sellises keskkonnas ja võib ka juhtuda niimoodi, et mingil hetkel trauma eesmärk on meid külmutada, ehk siis trauma on tegelikult hea, kui ta juhtus sinuga lapsepõlves, sest kui sa oled nüüd ülekoormatud ja oled läinud ema raskete tunnetega või isa raskete tunnetega või nende mõlema vahele kinni jäänud, siis lapse jaoks esimene traumakoht on see, kui ta läheb tegelikult ülekantud tunnetesse, täiskasvanud inimese tunnetesse või mitme põlvkonna tunnetesse, mis on kandunud, näiteks mõni naisliin toimibki niimoodi, eks ju. Ehk siis mitme põlvkonna naiste kogemus ja käitumisstrateegia rakendub ühe lapse puhul ja sinna kandub kõik korraga üle, siis lapses võib see osa külmuda. Nii. Ja siis võib tunduda nagu ärevust ei ole ja ma hakkan tubliks tüdrukuks ja ma õpin tundeid nagu alla suruma ja ei olegi nagu midagi. Ja nüüd ma lähen oma ellu. Ma lähen ülikooli, ma lähen esimesse suhtesse või juhtub näiteks midagi või samamoodi turvalisse suhtesse. Et kui keskkond on piisavalt turvaline inimese jaoks, siis trauma võib hakata avanema.
ja kui keskkond on piisavalt turvaline, siis see, mis ma surusin välja või külmus minu seest, siis see võib hakata murenema, see piir, ja trauma tahab alati ju välja tegelikult pääseda ja ellujäämismehhanism üritab kõik teha, et ta ei pääseks välja. Aga kui on piisavalt turvaline keskkond, siis ta võib hakata nii-öelda välja sealt tulema ja lööb välja just ärevusena. Ja siis inimene hakkab tablette sööma, et ärevust vähendada, et ennast ära reguleerida. No tegelikult avaldub praegu see osa, mis kunagi sai haiget, eks ju. Teine asi, kui pinge eskaleerub, esimest korda saad oma ellu, sul on eksamiperiood näiteks või tööl juhtub mingi suur pinge või vastutus, mingi sündmus, mis võib-olla sa tegid midagi valesti, siis ei ole ainult üks sündmus, mis käivitab võib-olla minevikus selle ärevuse, vaid see on terve sündmuste jada. Mis tähendab seda, et kui ma olen piisavalt turvalises keskkonnas, võib trauma ja tunded hakata üles tekkima, ja kui ma olen liiga pingelises situatsioonis, siis kaitsed võivad üles öelda ja ma võin hakata tundma kõrgendatud ärevust. Ja siis see ärevus võib väljenduda täiesti irratsionaalsetes kohtades. Autosõidus, surmahirm tihti, kui süsteemis on palju surma olnud, lahendamata leina, haigusi või ma olen näinud kõrvalt näiteks, ma ei tea, vanaema surmas, mis iganes, siis koroonaaeg tõi hästi palju tervisärevust ülesse. Ehk siis samamoodi inimestel tegelikult baashirm on surmahirm. Ja kui ma olen näinud kedagi suremas, kedagi on kaotatud, mingid lapsed varem, mis iganes, siis see võib käivituda, ma võin selle projitseerida tänastesse sündmustesse. Ehk siis esmane asi, kuidas ärevusele jällile saada, on see, et ma hakkan analüüsima, mida ma siis kardan. Ehk siis kas ma kardan, kuidas ma ütlen, kas või sellest, et ma kardan lähedust, eks ju. Kas ma kardan haigust? Mida ma tegelikult kardan selle taga? Et kui ma kardan haigust, siis ma kardan ära surra. Hakkan mõtlema enda sees, kas keegi suri, kui ma olin väike? Kas keegi suri, kui ei ole kedagi surnud ja kõik on hästi, kas võib olla mingisugune sündmus, mida mu ema-isa on kogenud, millega nemad ei tulnud toime, sest me teame süsteemsest teooriast, et kõik sündmused, mis on välja tõrjutud, avalduvad uutes põlvkondades üle põlvkonna. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et kui me ärevust hästi lähedalt vaatame, siis tegelikult meil on vaja aru saada sellest, kui palju ma olen üle seotud. Ja nüüd mõelge, nende olukordade peale või hetkede peale oma elus, me eelmises podcastis rääkisime teenindamisest. Kõik need inimesed, kes teenindavad kõiki teisi, on tegelikult kasvanud ka mingis mõttes sellise mustriga, et ma pean kõiki teenindama, nii ma võin olla nii-öelda rahulik. Ma pean kõigile olemas olema, nii ma rahustan iseennast. Ma pean ema aitama lapsena kogu aeg, nii on kõik rahulik. Ma pean ema-isa tüli vahele minema, nii võib tulla rahu. Ja seda nimetataksegi üle seotuseks. Ma seon ennast üle sündmustega, inimestega ja kui ma lähen nüüd oma ellu, siis see anum on juba niivõrd palju täis, et ta ühel hetkel peab ärevus sulle appi tulema ja selle kaane maha lööma ja siis sa mõtled, et maailm on läbi. Ta halvab su ära. Aga kuidas on võimalik aru saada, et mul on selline terve lähedus või mul on üleseotus? Terve läheduse puhul on tegelikult see, et mul puuduvad nagu ilustatud, mul kaovad illusioonid ära. Ehk siis, kui sul on terve lähedus või terve või turvaline kiindumus, siis tegelikult ei teki selliseid kõrgendatud ootuseid. Sa võtad reaalselt elu nii, nagu see on. Sul ei teki illusioone, sest kes tekitavad illusioone? Kuskil 6-7-aastased lapsed illusioneerivad endale asju. See arengufaas on lihtsalt selline. Ehk siis, kui ma ei kuku enam sinna lapse tasandile ja kui mul ootused puuduvad, eks ju, see ei tähenda, et sul ei võiks olla mingit sellist ootust, et sa ei pea kodutuga minema suhtes, sest mul ei ole ootusi, ma ei mõtle seda. Ma mõtlen seda, et ma olen endaga paigas. Et minu sees on juba nii-öelda see rahu ja siis ma saan tegelikult sama tasemel nagu partneri endale valida. Aga kui hakkab mingi kemplemine pihta, meeletu armukadedus, meeletu selline hirm ilma jääda, siis me räägime juba tegelikult kahjustada saanud kiindumismustrist ja siis meie juured viivad meid tagasi selle ema suhteni. Ja ma võin sulle öelda, kuidas seda parandada. Ma ei saa seda kodus ilmselt teha, aga kuidas ma olen leidnud ärevusele
üks ärevus, mida ma enam tahan rääkida, on generaliseerunud ärevushäire ehk siis põlvkondade ärevushäire, kus geneetiliselt juba inimese meel on väga palju nii-öelda vastuvõtlikum ärevusele või ärevusele suunatud, sest on põlvkonniti olnud väga ärev nii-öelda keskkond ja selle inimese ülesanne tegelikult ongi terve elu õppida rahunema, et järgnevad põlvkonnad saaksid rahulikumalt olla ja see on kõige raskem ärevus, mis allub kõige raskemini teraapiale kui sellisele. Ja kui rääkida teraapia kontekstis, siis teatud ärevate konditsioonide puhul mul on elus 3 korda sellist juhtumit olnud, kus ma olen saatnud inimese psühhiaatri juurde, sest ärevus on nii kõrge, et inimene ei ole terapeutiseeritav. Et ärevuse puhul tuleb väga hästi hinnata, kui inimesel ikkagi ärevuse tase on nii kõrge juba, siis ta ei suuda lihtsalt maha rahuneda. See on tegelikult kiired võtted, kuidas maha rahustada, aga kui ta ei suuda rahunemisesse minna, siis ei ole võimalik temaga terapeutiliselt töötada, siis ta peabki saama enam antidepressantravi ja et ta oleks üldse terapeutiseeritav kuidagi. Et kui te tahate päriselt elus ärevusest lahti saada, siis on võimalik teha selline asi, mida ma teraapias ärevikele peaaegu kõigile teen, mis töötab laitmatult hästi, kasutades jällegi Veiko Tähka meelearengu teooriat või meelearengu sellist psühhodraamas kasutatakse seda objekt-subjekt nii-öelda teraapia vormi ja vaatleja. Ehk siis, mida me teeme, on tegelikult see, et ärevuse lahendamine minu jaoks käib ka koos kiindumismustri lahendamisega, ehk 2 ühes. Sest see on hästi oluline, sest me räägime kiindumismustritest eraldi, aga kui nüüd on olukord, kus inimene on ärev, siis minu jaoks on täiesti nagu aja raiskamine olnud hakata inimest õpetama tänaste situatsioonide kaudu lahenduse leidmiseni nagu teed. Vaid mida ma teen, on see, et ma kõigepealt tekitan sellise olukorra teraapias, kus ma panen justkui nagu kunstlikult selle ema näiteks vastu istuma. Mul on vaja aru saada, millises keskkonnas ta meel arenes. Et ma teaksin, kas ärevus on tingitud sellest või on nagu üldine kollektiivne ärevus, mis seda võib põhjustada. Ja esimene asi tegelikult, kui ma panen ta ema vastu istuma, väga vähesed inimesed ütlevad, et ma tunnen rõõmu või kergust või rahu. Enamus inimesi tunnevad ärevust, mul on kahju. Ja kui kahju tunne on näiteks oma vanematest, see on esimene koht, mis viitab, et sa oled üle seotud, ehk siis ma tahan tegelikult sisimas oma ema päästa. Ja seal tekib nüüd huvitav olukord, kus inimesed ei reguleeri oma tundeid ära, sest nad on ülekantud tundes. Ma nimetan seda ülekantud tundeks või teraapiamaailmas kutsutakse seda ülekantud tundeks, mis tähendab, et kas siis see ema või isa valu või raskus on nii varajases eas juba minu omaks saanud, et ma arvangi, et see on minu oma. Ja ma ei suudagi ära eristada, mis olen mina ja mis on teine objekt. Sest pole olnud turvaline keskkond ja ma olen kogu aeg segunenud enda vanem. Ühelt poolt see on normaalne, aga praegu võiks teadvustada seda. Ärevus läheb väiksemaks. Ja mida ma siis teen, on see, et ma lasen kõik välja öelda. Vaata, telesaaret tegin siis mõnitati mind jälle selles, et nagu papa, kui laseb järgi korrutada, see peaks nüüd tervendama. Aga Veiko Tähka teooria kohaselt on see, et kui me ütleme objekti suhtes välja õige lause, õige pingekolde, mis tekib mul tunnetuse põhjal kõrvalt ja vahepeal kliendid küsivad, kus sa tead, ma ei ole rääkinudki sellest, aga sa oled selles protsessis sees, ma olen nendes tunnetes sees. Ja kui ta sõnastab selle, siis see on esimene koht, kus toimub rahunemine. Ehk siis psüühika saab rahuneda, kui ma saan ennast väljendada ja ma ei taju, et mul on ohtlik. Sest väga paljud lapsed on õppinud oma tundeid varjama, aeg oli ka selline, ei ole vanemad jälle süüdi, aga lihtsalt neil ei õpetatudki tundeid kunagi kogema või ennast ära reguleerima, neid õpetati vaigistama. Laps räägib siis, kui kana pissib. Ei, nii see ei peaks olema, lapsel peavad olema piirid, aga sellest ei saada aru, kuidas need piire seal kehtestada. Ja nüüd, kui ma toon rollivahetusse, see ongi ärevuse lahendamise fenomen. Terapeudid, kui te kuulate, kui te vähegi saate kuskil seda õppida, minge õppige ära, teil on ärevus palju lihtsam lahendada. Ja kui nüüd ma panen selle inimese, kes ütles välja oma ema suhtes näiteks mingi pinge ja ta läks kergemaks, siis ma teen rollivahetuse. Ja lasen nüüd kliendil kogeda seda ema kohta, kuidas ema võiks näha seda last. Ja tihti peale, mis sealt välja tuleb, on see, kas ema ei saa vaadata, keerab pilgu ära või siis tekib kurbus ja valu. Miks mul peaks lapse suhtes kurbus ja valu olema? Ta ei ole surnud, ta ei ole haige, üldistatud plaanis, eks ju. Miks ma peaks nii intensiivseid, raskeid tundeid kogema? Ja miks katkeb üldse emaga side mõnikord või isaga side? Sest
laps läheb selle valu, võtab enda peale, sest kui naine sünnitab lapse, miks sünnitusega tuleb väga palju ärevust ülesse, sest naisest tulevad traumad üles, kui ta sünnitab, sest see on nii intensiivne protsess, aju ei pea lihtsalt sellele pingele vastu ja keha ei pea. Ja siis, kui ta hakkab nägema seda last väiksena, kui ta hoiab teda nii edasi, temale endale ajule meenutab see seda, kui tema ema teda hoidis, kehamälus on kõik olemas. Ja siis tekivad tal enda tunded ülesse ja nüüd see väike laps võtab selle endasse. Ja nüüd, kui inimesed kasvavad suureks, mõtlevad, miks mul ema juurde minnes on näiteks ärevus, kui ma tunnen pingestatus või iga kord, kui ma emaga räägin, ma tunnen ennast nagu tühjaks pigistatud sidrun, jälle üleseotud sümptomid kõik. Ja nüüd ma jõuan selle kontekstini, kui nüüd ema vaatab seda last ja seal on see raskus, siis mida ma teen teraapias? Lihtsalt kujutage seda visuaalselt ette. On padi ja ma ütlengi midagi sellist. Ma võtan siit sellest tütrest või pojast välja selle osa, mis on raske, mida sa ei saa vaadata või mille tütar võttis enda peale või poeg. Ja siis eraldan selle konteksti ära. Te võite visuaalselt tunnetusega seda kaasa teha. Ja nüüd, mis juhtub? Üllatus, 90% inimestest selle koha peal ütleb, mis toimub. Nüüd on nii kerge siia vaadata ja alati tekib see, ma ei taha seda näha, seda raske, mis ma välja võtan. Mis viitab veel kord sellele, et me võime raskuse vaiba alla pühkida, aga ta eskaleerub sinu lapses. Ja mõnikord on need isegi sellised asjad, mida me ei mäleta, mida me ei ole teadvustanud, aga selleks see podcast ongi, et neid asju selgitada. Ja nüüd tekib see koht, kus ema võib näha last üle aastakümnete või esimest korda lihtsalt lapsena. Ja laps võib olla lihtsalt laps. Ja siis me jõuame sellise huvitava fenomenini, et laps ei vajagi tegelikult mitte midagi muud, kui et ema ja isa oleks kohal. Ta ei vaja ekstra nunnutamist, ta ei vaja ekstra ülehoolitsemist. Ta vajab lihtsalt, et vanemad oleksid kohal ja vaataksid tema peale armastusega. Aga see on illusioon. Siis asja meie perekondades väga harva on ja me ei ole seda näinud. Ja vot siit tekib nüüd oluline lüke, kuidas terapeutiliselt seda lahendada. Kui ma nüüd lasen ema koha peale, kui see laps nii-öelda nüüd ise ema rollis, eks ju, ja ma lasen selle lapse sülle võtta ja ütlen midagi sellist. Nüüd on lähedus turvaline. Ma näen, millise raskuse ma sinusse kandsin või sa võtsid. Ma näen, ma ei pea enam kartma sind kaotada. Ma näen, mul on turvaline olla ema. Nüüd ma saan selle rolliga hakkama. Enam ma ei tee sulle liiga, enam sa ei pea mind kartma. Ja mida see teeb sellel hetkel, kui ema hoiab seda last nüüd süles, siis sinu enda meel saab aru, nagu hüpnoosiski põhimõtteliselt me kirjutame eks ümber ja saame selliseid asju teha nagu kujutluses. Aga parem on seda teha päris elus. Nüüd su meel saab aru, nagu ema päriselt hoiaks sind. Ja siis Veiko Tähko ütleb, et meil tekivad nagu introektid ehk mälutäpikesed esimestel eluaastatel nii-öelda meelde, turvatunne ja see kogemus, kuidas ma ema kogen ja kuidas ema mind kogeb, et selle peale ehitub meel. Ja nüüd need katkised osad, mis läksid katki, ehituvad ülesse ja seisund kohe muutub. Ja siis klient ütleb, nüüd ma saan lõdvestuda nagu selle ema koha peal. Ja sealt toimub murrang, sealt toimub liikumine, sest kui ema rahuneb, sinu enda sisemises pildis, sest see ei ole päris sinu ema, vaid see on see raske kujund või kujund, kuidas sa ema oled enda sisse registreerinud. Ja kui me selle kujundi saame sinu sees maha rahustada ja tekitada selle kujundi kaudu sinule nagu rahunemist, et me saame nüüd ennast rahustada, siis me anname selle lapse sinna vastasdiivanile tagasi ja ma lasen tal rollist välja tulla, sellest ema rollist, istuda enda koha peale ja vaadata uuesti ema. Ja ütleb nii rahulik ja kergem vaadata. Ja siis ta vaatab selle väikse enda peale ja ütleb, nüüd ma saan olla täiskasvanud, nüüd mul on võime sind rahustada. Ehk siis, ja ma ei tööta sellega, et hinnata ümber erinevaid olukordi ja situatsioone, vaid ma töötan sellega, et inimesel tekiks ärareguleerimisvõime võimalikult kiiresti terapeutiliselt. Ja ma olen seda teinud tuhandeid kordi ja see ei tööta alati. Miks? Sest kui me nüüd hakkame üleseotusest välja minema ja me oleme harjunud, meil on selline asi nagu lojaalsus. Lojaalsus ehk siis me lojaalsusest tahame tagasi minna sellesse toimimisviisi, nagu minu perekonnas on olnud. See on hästi varjatud, hästi manipulatiivne. Ehk kui ma hakkan nüüd õnnelikuks ja rahulikuks, aga kõik teised on ärevad perekonnas, siis üleseotusest välja tulek
võib käivitada veel suurema ärevustsükli. Ja sellepärast ongi teraapia alati mõistlik nagu mitu korda teha, selleks, et jõuaks kinnistuda, et inimesel aidata selle süütundega toime tulla. Ma üritasin seda praegu lahti rääkida, kuidas ma ärevusega töötan, ehk see on väga lihtsustatult, aga et kuidas, et inimesed saavad nagu kaasa seda mõttes teha, et kuidas see üleseotus meid ärevuseni viib. Ja see on minu just üks kuritegelik asi, et ka klassikalises psühholoogias nii vähe sellele tähelepanu pööratakse, et enamjaolt kõik, kes on ärevikud, on mingilgi kujul üles seotud oma taustsüsteemiga. Vot nüüd ma tahaksingi ütelda meie kuulajatele, et siit saate kerida tagasi ja minna kuskilt algusest peale, sest tegelikult ma tegin selle sind kuulates, selle padjaloo kaasa ja see tunne, mis tekkis, oli tuntavalt kergem, et seega ma saan 100% soovitada ja ütelda, et kerige siit nüüd tagasi, kellel on oma emadega probleeme või kellega iganes. Just, kellega iganes, ema-isaga põhiliselt see ongi baasteema tegelikult, et kui sul vundament on korras, siis sa ei pea teraapias käima, sa ei pea seda podcasti isegi kuulama, sest siis sa elad normaalset elu ja tembutad ringi, eks ju. Aga need inimesed, kes ütlevad, et neil oli ideaalne perekond, need on kõige hullemad perekonnad. Sa võid mu väite nüüd vabalt ümber lükata, et kas ma saan õieti aru, et tegelikult need inimesed, kes on üle seotud, et nad tegelikult ei teadvusta seda endale? Enamus inimesi ei teadvusta, sellepärast ma praegu ka sellest räägin, et te võite täitsa ChatGPT-sse panna, ma ei tea, praegu kasutage ära AI nagu lahendusi, kirjeldage oma olukord ära või kirjutage lihtsalt sinna, et mis on üleseotuse sümptomid, kuidas see võib minu suhetes väljenduda, minu elus väljenduda ja te saate tegelikult selle paketi kätte. Ja siis jäävad ära igasugused totakad, igasugused kaksikleegi jutud, mingid esoteerilised praktikad, mis tegelikult viivad su lahendamise tsüklisse, kus ei ole lahendust, sest kui me tahame lahendust saada, siis me peame jõudma objektini, kust asjad katki läksid. Mitte see, et ma lähen tundega kõrgele ja lähen kõrgesse vibratsiooni. Sinule omane vibratsioon ja sinu ka energeetiline vibratsioon saab tõusta see läbi, kui sa tuled oma üleseotusest välja, aga ma nüüd panen puid alla esoteerikutele, kujutage ette, nad lähevad Jambolaya laagrisse, ma üldse ei vähenda, need on mõnikord päris kasulikud, sest nende kaudu väga paljud ärevikud saavad meelt hoida, et kui inimene ärev, siis ta mõnikord vajab grupi tuge, et meel hakkaks püsima, kui tal vanematega ei ole seda ressurssi või tuge olnud. Aga mida ma tahtsin öelda? Et lähevad sinna, et ongi mingi energiakursus näiteks, et ma tõmban oma energia üles ja võibki tunduda selline, et mind tõmmatakse nagu nööridega ülesse. Ma olen seda kõike teinud, aga vaata, seal võidki nagu olla selles kõrges energias, aga mida rohkem sa lähed õhku ära, seda rohkem toimub suurem kukkumine hiljem, sellepärast, et kui sa ei võta vastutust, siis elu paneb sind uuesti veel hullemini näoli mutta seisma, et sa vaataksid. Ja nüüd on, kas see on laenatud energia, laenatud ülestõus, nimetame seda nii, või see on päriselt toimunud läbi selle, et ma olen kasvanud, või üldse see madal energia ja kõrge energia on nagu üle tähtsustatud minu jaoks, vaid tegelikult sinu energia muundub. Et kui me räägime trauma puhul näiteks, kui sa oled üle seotud ja palju võõrastest tunnetest, siis see sitt võib olla seal 20. sajandist pärit, eks ju. Ja võib-olla sa oled üldse seal seotud surnutega, kes on surnud, et nende saatusega. Ja seal ei toimu liikumist, sa võid nii palju oma energiat üritada tõsta, palju sa tahad, et see ei õnnestu. Et ongi küsimus selles, et kui me eristame ära ennast nagu selles mõttes emotsionaalseks eristumiseks, et ma saan aru, mis on minu tunne, mis sinu tunne, ja kui ma nüüd toimin enda positsioonis oma koha peal, siis aktiveerub minu loomulik energia, loomulikud anded ja siis kaob ära küsimus, mida ma oma elus tegema pean. Kui inimene näiteks küsib, et otsib kogu aeg midagi, otsib ennast, siis ta ei otsi mitte ennast, vaid ta otsib traumeeritud osasid, kus toimus lõhestumine ja selle tõttu mingi osa minust nagu eraldus ära. Et siis, mida ma tahtsin lihtsalt esoteerikutele öelda, ehk siis klassikaline ka psühholoogia ja ka pereteraapia teadmised on väga suur võti, üleseotus on väga suur võti selleks, et me saaksime oma närvisüsteemi reguleerida, mitte et me ei pea õpetama kogu oma närvisüsteemi reguleerimist, seda peaks tegelikult ema kaudu õppima, mis on loomulik, aga selleks on mul vaja rahulikku ema enda sees. Ja sa ei pea täna oma ema terroriseerima, miks sa selline olid või mul oli nii nõme lapsepõlv.
vaid täna on sellised metoodikad olemas, millega sa saad vastutuse võtta ise ja öelda, et mina võin pisut teisiti kui teie. No tean ma ka selliseid lugusid, kus emad saavad selle eest, et nad on valesti kasvatanud, nad on valesti rääkinud, mõtelnud, aga see on see jälle teistpidi, sa saad aru, et need on need hetked, kus võib-olla su laps hakkab kasvama ja nägema, et maailmas toimub midagi muud, et see on lihtsalt see areng. Saab üks või ise lapsevanemaks, siis räägib teist juttu, aga see näitab ka tegelikult seda, et laps ei ole suureks kasvanud. Ehk siis see täpselt senimaani, kuni ma süüdistan oma vanemaid, ka need, kes on vaata hästi palju küsitakse, kui sa on toksilise, mul on klientide hulgas olnud, kellel on nartsissistlikud emad, et neil on terve elu, nad tegelevad sellega, et seal on nii see ärevus, nii meel üles ehitanud, et me saame nad püsima mingiks ajaks ja siis nad jälle nagu tahavad nagu kukkuda sellesse turvalisse mustrisse või keegi meenutab nende jaoks nende ema, et see traumatiseering on olnud nii suur. Pärast pikka päeva on tõeline luksus, hetk iseendale, Cameo voodis. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanahasüstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Me rääkisime eelmises episoodis lahkuminekutest ja kuidas see üleseotus paarisuhteid mõjutab. Üleseotus mõjutab paarisuhteid täpselt nii, et me peaksime rääkima kiindumisstiilidest, et on nii-öelda turvaline kiindumus, eks ju, siis on kaootiline kiindumus, kaootiline kiindumus võib tähendada seda, et nii, sa oled minu jaoks nüüd, ma tunnen, et sa oled unistuste naine, ma tahan sinuga kõike luua, aga siis kui see lähedus läheb suureks, siis ma natukene nagu hakkan kahtlema, siis ma jälle tunnen mingi hetk, et see lähedus on väga suur, siis ma jälle natukene taandun, et käib niisugune nagu pendeldamine, mis on hästi tavaline praeguses suhetes. Siis on vältiv kiindumus. Vältiv kiindumus areneb siis, kui lähedus oli ohtlik. See on düsfunktsionaalsete perekondade pärand, ehk siis kui ema-isa oma vahel hästi läbi ei saanud, seal võib olla mitmeid juurpõhjusi, sõna on nii ära lörtsitud, ma ei taha seda kasutada, aga see, et ma ei saanud tegelikult seda emotsionaalset lähedust kätte või see tekkis ja see võeti mult ära. Ja siis ma jään kordama oma suhetes täpselt sama tsüklit, et kui ma jään ju lapsena tunnetega üksi ja nüüd, kui keegi ja ma olen haiget saanud läheduse tõttu, siis kui turvaline partner tuleb või ärepartner, kes tahab nagu klammerdes natukene võib-olla olla, tuleb ja tahab mult saada nagu lähedust ja tahab muga turvalist suhet ja tahab sellist nagu koos olla, siis see tekitab närvisüsteemis ülereageeringu ja need inimesed kukuvad emotsionaalselt kokku ja siis see ei ole mitte see, et ta pahatahtlik on, et ta tahaks sellest partnerist lahti saada, nad võivad küll käituda kummaliselt, aga nad lihtsalt ei tulegi oma tunnetega toime, selle valuga toime, mis tekkis siis, kui tal esimest korda selle kiindumine katkes, eks ju. Ja kuidas seda kiindumisstiile parandamine, see on üks põhitöö teraapias, eks ju, vältivat kiindumist saab samamoodi parandada samasuguse metoodikaga, mis hästi toimib, aga näiteks kui sa oled nüüd aru saanud, millest sa vältiv kiindumist tuleb, oled endaga tööd teinud ja kui sa nüüd leiad, see ei parane niimoodi teraapia käigus ära, see paraneb päriselu kaudu, et kui nüüd vältiv kiinduja leiab omale nüüd uuesti selle turvalise partneri, kui õnnestub veel leida, siis ja kui aju hakkab trikitama, nagu sa näed juba ära, et kuule, mitte see partner ole nõme või halb, vaid see minus endas toimub protsess, et ma ei tule lähedusega toime, see on liiga intensiivne minu jaoks, siis see on koht, kus sa tegelikult peaksid saama partnerile turvaliselt jagada. Mul tekib siin ülekoormatus, ma ei tule sellega toime, see on seotud mitte sinuga, vaid üldse minu enda protsessiga, et ma vajaksin praegu seda, kas on sul okei, kui me saame praegu siin natukene õhku vahele võtta. Ja tihtipeale on see, et kui ma saan seda juba jagada, mis minuga juhtub, aga väga paljud ei suudagi seda jagada, sest vältiv on hästi kinnine võib-olla, siis sellest kohast toimub tervenemine. Et mul oli endal ma olin ärev kiinduja, ma räägin kohe ärevast kiindujast ka, aga mul oli endal üks kaaslane, kellele suri ära ema ja ta oli hästi issi tütar. Ja temaga
algus oli kõik väga tore ja kuna tema avalikku tähelepanu ei tahtnud, siis me hoidsime hästi, see tekitas temal ilmselt ärevust natukene. Aga lõpuks oligi see pärast kuud aega hakkas toimuma selline asi, et seksuaalsus kadus ära, me hakkasime eraldi diivani otsades istuma, saime ülihästi läbi. Ja siis ma ühel hetkel võtsin ta ette, et panna ta rääkima, täielik vältiv kiinduja, eks ju. Ja ma nägin, kui ebamugav tal on, siis ma pidasin talle monolooge ja lõpuks ma 1,5 aastat vist olin, siis ma ravisin oma ärevat kiindumist, sest äreva kiindumise puhul on see, et leia kehv partner ja ole tema kõrval nii kaua, kui sul kopp ette saab, et sul ei ole enam hirm temast kaotada, et sa ise saad selle otsuse teha, et ma jätan su maha, siis toimub tervenemine. Vältiva puhul on täpselt vastupidi, et sa pead jääma turvalise partneri juurde või selle partneri juurde, kes sinuks emotsionaalselt tegelikult on turvaline ja õppida ennast väljendama. Ja mis juhtus, oli see, et nüüd see suvi, kui ma ise lahku olen, otsis mu ülesse ja ma olin täiesti šokeeritud sellest, ehk siis ta otsis mu ülesse sellepärast, et ütles, et tal ei ole mitte kunagi kellegiga nii hea rääkida olnud nii sügavatel teemadel ja ta hakkas ise tunnistama ja rääkima, kuidas ta on isa küljes kinni ja kuidas ta ei, kui ta valibki partneri, siis tal tekib lojaalsuskonflikt, eks ju, et kas ta valib partneri või isa, et ta ei oskagi üldse partneriga arvestada, sest ta kogu aeg teenindab oma isa, eks. Ja ta räägib mulle sellist juttu inimene, kes ütles mõttetu pask ja mõttetu inimeste, isegi ütles petmine, eks ju. Ja siis ütleb, et ta tahab ise nendel teemadel rääkida ja vaata, kui ma oleks ta sellel hetkel ära tõrjunud, siis see inimene oleks nii suletud olnud, et ta ei oleks kunagi avanenud ja ma lubasin tal jagada. Ja sealt toimus tema jaoks sellised esimesed jagamised on kõige tervendavamad ja kus tekib ka rahu sisse. Kui me nüüd mõtleme korraks nende partnerite peale, kellele tõesti siis inimene suudab ennast avada ja rääkida päriselt, mida ta tunneb. Ja nüüd siis see teine inimene, kellele räägitakse. Et äkki meil on täna neid kuulajaid ka või anname ette infot, et kuidas siis oleks tark käituda või see info vastu võtta. Et kui partner räägib, et tal tekib ülekoormatus. Ja kui mina ühele kaaslasele rääkisin, sest mul oli niimoodi, et ma olin kõigepealt ärevkiinduja ja siis ma sain haiget ja siis ma muutusin avoidantiks, ehk siis ma hakkasin vältivaks, aga see ei löönud nii tugevalt välja. Ja siis ma sain näiteks kaaslasele rääkida, et kuule, tema oli ärev siis sellel hetkel, eks ju, ja tema jaoks tähendas katastroofi see, kui mina ütlen, et mul on liiga palju seda suhet või et ma vajan ruumi. Aga mul oligi, tema ütles kohe, no lähme siis lahku ja kui ma ei sobi sulle, hakkas tõlgendama, et tema on paha. Ja siis ma rahustasin lihtsalt teda, küsimus ei ole üldse sinus. Ja siis ma rääkisin talle natuke selle lahti, et vaata, ma sain haiget, et mul on vaja veel terveneda sellest ja kuna sa tulid siin vahepeal ja me mõlemad tahtsime koos olla, siis mul on lihtsalt vaja aega, et õppida uuesti usaldama nii-öelda kaaslast, et see ei ole üldse sinuga seotud. Aga mul oleks jube hea meel, kui sa lubaksid mul jagada ilma ennast süüdi tundmata või ilma, et sa tunneksid, et sinus oleks midagi valesti, et sa oled täiuslik sellisena, nagu sa oled, aga luba mul jagada. Ja siis ta sai ka selle kogemuse, et ma jagasin ja siis ma ütlesin, issand, mul läks pinge seest ära. Ja siis toimus tegelikult mõlemas maha rahunemine. Temal kadus ärevus ära ja minul kadus see blokeering ära, mis tahtis talle nagu eemale tõrjuda, mis tundus mulle liiga intensiivne. Et ma ei saa sulle anda kindlat kommunikatsiooni ette, sest iga inimene on erinev, et sa pead ära tajuma selle, kus positsioonis inimene parasjagu on ja kuidas teda rahustada. Et näiteks minu jaoks oli hästi kummaline esimest korda olla äreva kiindu inimesega koos, sellepärast et ma olin alati ise see olnud ja ma nüüd tundsin seda osa ja ma teadsin, kuidas teda rahustada ja kuidas teda panna nii-öelda hästi tundma. Et siis mulle ju kirjutavad, minu kaaslane on selles mõttes raske olla, mulle kirjutab kogu aeg mingid inimesed, kes tahavad suhet muga või teevad mulle komplimente ja nii mehed kui naised korraga tegelikult, mis on eriti kummaline. Ja siis ongi see, et nad muutuvad nagu armukadadeks või tekib see hirm, et äkki ma jätan maha ja siis ma hakkasin täitsa julgelt nagu näitama, kuule näed, see kutsus mind endaga hotelli või tahtis muga spaasse minna ja ööd veeta või mis igas tõesti kummalisi pakkumised tuleb. Ja kui ma talle avatult jagan seda, see võtab ju hirmu ära. Et nii ma saan partnerit nii-öelda vaadata, mida ta vajab ja mida mina saan talle pakkuda ja mida partner saab mulle pakkuda. Aga see on üks teema, ma ei taha sinna nii ka süvitsi minna, et ma tahaks sellest ärevusest edasi rääkida. Kuidas siis keha reageerib sellele, kui ta tegelikult teenendab kogu aeg kedagi teist? Millised on need märgid? Ja tegelikult tekib esimene asi, mis sul tekivad, praegu arstid on ka hädas psühhosomaatiliste sümptomitega, mul lihtsalt palju medõdedega olen siin töötanud eelmine aasta, see aasta politseinikega, kusjuures väga palju.
Ja seal üks asi, kuidas keha reageerib, ta võib tekitada sulle südame kloppimise. Mina olin kunagi ise nagu ärevushäirete käes. Mis mul tekkis, oli see, et mul vererõhu lõi üle 200, siis pidi kiirabi kutsuma, see läinud see alla, käed hakkasid värisema, kael hakkab punetama, aga võib ka väljenduda selles, et inimesed tihti ei tea, et kui ma olen hästi reaktiivne, kui ma olen kõige peale närvi, siis see on tegelikult varjatud ärevus. Kuidas ta võib veel väljenduda suvaliste nagu valudena, kõhu probleemidega, ehk siis kõht on korrast ära, sest tunded on väga palju kõhuga seotud, peavalud, silmatõmblused, jumal, see list on lõputu ja siis ongi see, et arstid uurivad su põhjalt läbi, mitte midagi viga ei ole ja siis on veel hullem seis. Mul on nii palju sümptomeid, kuidas mul midagi viga ei ole, aga ärevus pikaajaliselt tegelikult kurnabki keha ära, tekib ka selline väsimus. Sest näiteks kui vererõhk tõuseb üles alla, ma ei ole küll arst, eks ju, aga nii omast kogemusest jagada, et siis ta väsitab keha hästi ära, et kui sa kogu aeg nagu ärevas või pingesituatsioonis, nagu läbipõlemise puhul rääkisime, et tekib emotsionaalne ülekoormatus. Aga kui me nüüd räägime näiteks avalikust esinemisest või sotsiaalärevusest, mis on, ma ei tea, mis tänapäeva noortega on juhtunud. Jälle TikToki vaatasin üks päev, ühele tüdrukule fänn saatis suure lillebuketi. Ja siis issa, ma nii kardan, ma ei julge kodunt väljagi minna. Mis toimub? Nagu, vaata, kui palju inimestel sees on hirme, mis viitab selle peale, et kõik need hirmud, mis on ennem alla surutud olnud, et me oleme pidanud tugevad olema. Nüüd meie lapsi on kasvatatud läbi hirmu, üle hoolitsemise ja nunnutamise, eks ju, sest meie ju ei saanud seda, siis saame oma lastele pakkuda. Ja see teeb lapsed nõrgaks ja heaolu ühiskond teeb lapsed nõrgaks. Ja nüüd niisugune tunne on, et noored ongi sellised värisevad, mina pildita, nad võtavad, eks ju, väga palju erinevatest sotsiaalmeedia keskkondades, kujundavad oma mina pildi välise peale, et neil seda oma mina telge ei olegi. Veiko Tähka räägib ka minast ja mina teljest, ehk siis kes see mina siis on, eks ju, et esoteerikud otsivad Indias seda, ütleme, ma võin sulle tunni aega, 1,5 tunniga rahu tuua, ei pea India reisile minema, hoiad raha kokku, aga see mina pilt, et kes see mina olen, on ka loomulikult tugevaid noori, aga noored on kuidagi mingi asi, see ülemuretsemine või lõputu hoolitsemine tegelikult, nagu ülekantud, nagu ülepaisutatud hoolitsemine või kõige piiramine, et lastel ei lasta teha nagu sellist lollusi, nagu varem tegid, võib-olla mis ei olnudki nii hullud, aga et neil ei teki seda mingit kas ohutunnet või mitte ohutunnet, aga seda oma nagu seda, et mis on õige, mis on vale, kes see mina olen, mille peale ma saan toetuda, mis on hirmutav, mis ei ole hirmutav, et need on nii palju kaitstud nagu vatiteki sees ja siis tekivadki sellised pehmod. Ja teine variant on see, et lapsed on väga palju emadega kasvanud ja sellist isa rolli ei ole olnud nii tugevat ressursi mõttes ja siis jäädaksegi nagu sellesse naisenergiasse natuke rohkem või natukene pehmemaks ja naisel on ju loomulik, et see, et ma natukene kardan ja ma tahangi, et mees natuke mind hoiaks, et me oleme sellise ema-tütarde ja ema-poegade ajastul ja see on ka üks arengumoment lihtsalt, et küll need isad ka järgi tulevad ja siis tekib see, et ma kardan kõike, siis kogu aeg on nagu selline turvatunne puudunud ja mees on tegelikult see turvatunde looja koju olnud. Ja kui ma nüüd räägin sotsiaalärevusest, see on hästi tihe teema, siis samamoodi ma jätkan samas rütmis, nagu ma olen juba jaganud, kui sul on sotsiaalärevus, mul on siin ülikooli lõpetajad olid hästi hädas, nad ei suutnud oma ülikooli lõputööd kaitsta või suhelda, siis on küsimus selles, et kui ma kardan nagu väliskeskkonda ja näiteks konstellatsiooniteooria väidab seda, et väliskeskkond areneb meil välja või see tunnetus isa kaudu. Ilmselt seal on ka pereteraapia mõjutusi, eks ju. Et see, kuidas isa maailma tajub või käitub või kuidas ta emaga käitub, et sellest arenevad välja minu nii-öelda see välismaailma tunnetus, kas välismaailm on ohtlik, kas see on turvaline või mitte, kas isa oli minu jaoks turvaline või mitte. Sest nii kui üks vanem on puudu, ma hakkan kohe niimoodi plähmerdama natukene sisemiselt. Ja kui ma nüüd hakkan vaatama seda sotsiaalärevust, kuidas ta kõige palemini on allunud, ma räägin ainult omast kogemusest, ma ei pretendeeri tõele, lihtsalt kui keegi mõtleb, et ta hakkab jälle kritiseerima, siis mul on tuhandeid tagasidesid, mis on tulnud, mis on rahunemisega seotud pärast teraapiat, aga ei tahtnud õigustada ennast praegu. Aga kui me räägime sellest isa rollist, siis kui me mõtleme selle peale, et isa kaudu areneb välismaailm välja ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et ma kardan kogu väliskeskkonda,
ma kardan näiteks õppejõudu, kes on mees. Jälgige kõigepealt seda, kas te kardate naisi või mehi või mõlemaid. Sotsiaalerävikud. Siis samamoodi küsimus on selles, et see mingi asi käivitab lihtsalt selle ärevuse, mis on tegelikult kogu aeg olemas olnud, aga ta on alla surutud olnud. Ja nüüd on küsimus, keda sa kartsid lapsena. Ja näiteks ei pruugi olla üldse see, et isa oli nõme, vaid piisas sellest näiteks, kus tekkis ärevusmuster, see, et näiteks kui ma midagi valesti tegin, siis isa mõnikord, mitte alati, mitte minu puhul, aga ma räägin kliendist praegu, kliendi kogemustest, oli terav või äkiline. Ja nüüd tekib see, et ma pean kogu aeg valvel olema, sest ma ei tea, kuidas isa reageerib. Ja kui välismaailm toetub tema peale ja tajun nagu selle välismaailma läbi tema, need, kellel isal ei olnud, võib ka see ema kaudu tekkida, sest ema võib olla mõlemas rollis, siis ma hakkan tegelikult kartma seda isa figuuri enda sees. Et äkki ta ütleb mulle samamoodi, äkki ma saan samamoodi karistada, äkki kui ma näitan liiga palju ennast või näitan oma ebaõnnestumist, äkki ma saan samamoodi. Ja siis on aju juba harjunud olema ärev ja kontrollima kõike ja nägema läbi ohufiltri kogu ühiskonda. Ehk see sisuliselt projitseerid oma mineviku ja ema-isa kujundi kogu ühiskonna peale ja see on sotsiaalärevus minu jaoks, mis on ka päriselt tulemusi toonud, kui me lahendame selle koha ära. Et mis filtri läbi ma tegelikult seda ühiskonda näen ja kelle vari seal ees on. Ja sealt toimub murrang. Ja siis ei ole vaja hakata õpetama, kuidas sotsiaalsetes olukordades toime tulla. Kui aju teeb juba selle shifti ära, kuule, mus arenes välja ärev muster seal, sest ma pidin kogu valvel olema selle objekti suhtes ja nüüd ma kannan selle siia üle. Kuule, võtaks ära. Ja hea asi, mis muudab, kui tahad ärevustsüklist välja tulla üldse negatiivsest mõttemustrist, siis ma olen jaganud koolitustel sellist sisalikku harjutust. Võib-olla sa oled kuulnud ka. Ehk siis kujuta ette ennast autos. Ja kui sa nüüd oled automatiseeritud inimene ja hästi ärev inimene, siis sisalik on roolis ja sina istud tagaistmel. Nii. Ja nüüd see sisalik otsustab, kuhu suunas ta läheb. Et kui näiteks tema arvab, et eile oli seal avarii, siis võib tekkida vältiv käitumine, et ma hakkan iga päev sõitma teist kaudu. Või me seisame autoga, me ei sõida üldse enam. Ja nüüd see sisalik juhib sinu elu, sisalik aju, eks ju, mis reageerib ohtudele ja on ürgajuga ka seotud. Sest ärevust me välja ei saa, muidu me peaks sisaliku ära tapma ja see ei ole võimalik, aju ei saa välja lõigata seda sisalik aju. Ja nüüd üks harjutus, mis tegelikult inimestele on hästi sobib, mida ma olen seminaril andnud, on see, kui ma toon selle sisaliku sinna autosse ja ma võtan oma elu sündmused, kus on siis sotsiaalärevus olnud või kus ma kardan autoga sõita või mingi muu hirm, ei pea üldse ärevus olema, aga võib-olla ka hirm, siis ma hakkan seda sisalikuga rääkima. Kuule, ma näen, et sa juhid, ma näen, et sa tahad vältida, ma näen, et see on ebamõistlik ja ebapraktiline. Ja siis sa võid teda mõnitada, sa võid teda süüdistada, sa võid teda solvata, sa võid talle peksa anda. Aga lepime kokku, autost tema välja ei lähe. Ja eesmärk on saada, sest meel tahab kujundit saada, et kuidas asjadega toimetada, meel tahab saada kujundit. Ja hea on nüüd see, kui sa saate tirida sealt autoroolis kujutluses, sa võid selle sisaliku teha veel hästi naljakaks, kujutluses tirida tahaistmele ja istud ise rooli. Ja seal sa võtad juhtimise üle. Ja kui seda nüüd ajukeelde panna, siis see on nagu see prefrontaalne korteks või see täiskasvanud ajuosa, et sa võtad läbi kujutliku olukorra selle täiskasvanud rolli üle ja selle sisaliku, kes on seal ärev ja arvab, et sa oled hullult ohus, paned sinna tagaistmele. Ja siis ütle, võid talle öelda täitsa mõttes, ma tean küll, et sa oled mu emast tulnud või mis iganes või kõik seal kartsid, sa oled sealt arenenud, ma teen teisiti, vaata seda. Ehk siis teha see huumoriks või tuua sinna must huumor sisse. Joh, Heidi, mu ema oli ärev, ma nüüd olen samasugune, kuule, vabandust, käi pekki ava praegu, eks ju. Mul on praegu oma elu, oma asina. Et siis, kui sa tood sellise asja vahele, siis see katkestab nagu seda ärevuse mustrit ja negatiivi sinu sees. Mis on töötanud lihtsalt inimeste puhul. Ja kusjuures ma olen seda ju ka mitu korda teinud, nii et siinkohal saan ma jälle ainult soovitada, et kerige korraks tagasi. Just, sest paljud asjad on sellised, mida peab ka praktiseerima, aga see on nüüd selline jälle, kuidas toime tulla. Mulle ei meeldi sellised praktikad tegelikult, kuidas toime tulla, aga vahel on vajalikud. Mulle meeldib see mitte, et kuidas sa toime tuled, vaid kuidas elada. Ja minust, kui te kuulate ka, et siis kui keegi on teile öelnud, mul on kliendid öelnud näiteks, et ma ei süüdista üldse psühholoogia ega midagi, aga näiteks öeldud, et sa pead õppima selle ärevushäirega elama. Bullshit, lihtsalt puuduvad oskused või teadmised, kuidas ärevus kujuneb ja ma ei saa pretendeerida küll tõele, aga ma näen, et toimib ja see ei ole ka
ma kogu aeg tunnen, et ma justkui nagu reklaamiks ennast, aga see ei ole mitte selleks, et ennast mul tõesti need teraapiaajad on pikad, et aga lihtsalt, et ma tahan, et te võtaksite võib-olla seda kasutusele, et näeksite rohkem neid seoseid ja pööraksite tähelepanu ärevike puhul ka spetsialistid üleseotusele, sest kui sa lood piirid ja inimesel tekib oma mina ja ta õpib ennast kehtestama ja sa aitad sellel ärevusel tema sees sellega toime tulla, siis kui ta saab positiivse impulsi, et ma suutsin oma piiri kehtestada, ma näen mind ei tambitunudki mulda selle eest, siis tal tekib positiivne kogemus ja ta teab, aju registreerib ära, et see on turvaline minu jaoks olla mina ise, ennast väljendada. Sest ärevuse, enesearengus räägitakse seda, et ärevus on allasurutud tunded. Nüüd me vähemalt teame, et need ei ole alati meie tunded, vaid need võivad olla ka minu ema, isa või põlvkondadeülesed tunded, mis on meis alla surutud või mille me oleme ühendunud. Ja siis ei aita see, kui sa lähed hingama ja hingad need tunded välja, ventileerid ära. Hingamine on väga hea praktika, ei vähenda üldse, aga kui sa oled üle seotud, siis sa võid hingamas jäädagi käima, sest hingamine ei võta üleseotust maha. Ehk siis esoteerika kõrvale ka natuke niisugust praktilist mõõdet, et alati saab lahendada päriselu kaudu lahendusi, et ei pea müstifitseerima igat olukorda üle. Kuidas me siis leiame üles mina ilma üleseotuse, ilma lõimumiseta? Ja lõimumine on teine asi, et üleseotus on üks asi, et ma seon ennast tunnetega üle, aga lõimumine on teine, et ma võin ka partneri tunnetega nagu lõimuda, eks ju, aga lõimuda ma võin ka perekonnas, raske sündmusega, mida ma siin ühes podcastis puutusin. Ja see tähendab seda, et näiteks siin on, ma toon täitsa lauda muidugi, lauda ei ole näha, aga on näiteks ema, isa, eks ju, ja laps. Ja ema, isa on omavahel siin pekkis, mis iganes, ja laps läheb lõimumisse kellegiga, kelle peale näiteks vaadatakse siiamaani sisemas, vanaema, vanaisa, mis iganes, et ta võtab selle rolli, mida näiteks ema vajab isa või isa, ema, näiteks need lapsed, kes hoolitsevad juba 5-4 aastaselt oma ema eest nagu ise vanem, need on kõik lõimumisest tegelikult. Öeldakse vanad hinged, aga laps on tegelikult lõimumises. Võib ka vana hing olla loomulikult. Ja kui sa nüüd lähed lõimumisse, mis on üks ärevuse tekitaja, et ma ühendun, lõimumine tähendab seda, et ma olen kellegi teise rollis perekonnas, et ma ei saa olla laps, vaid näiteks see võib viidata päriselus sellele, et ma olen oma vanemale ise nagu vanem. Ja ongi ülekoormatus käes ja mida siis keha peab tegema, ärevust läheb appi ja aitab sul mõista, et see ei ole õige koht, kus olla. Ehk siis lõimumine võib olla kahte moodi, et kas ma lõimun kellegi tunnetega, nagu partneri tunnetega, nii-öelda kokku justkui, eks ju, ja avoidentil võib tekkida sellest nii-öelda ülekoormatus või ma lõimun kellegi positsiooniga süsteemis või ka sündmusega. Näiteks, kui ma olen nähtav, üks ärevuse koht, avaliku esinemise teema, kui ma olen nähtav, võin ma surma saada. Kas see on adekvaatne praegusel hetkel? Küsimus on selles, kes oli nähtav ja kes mõisteti hukka. Kes oli nähtav, keda küüditati ära. Need on süsteemsed seosed, mida me peame hakkama looma. Siis me saame näha, miks on esinemine tegelikult mulle hirmus. Teatud määral on see normaalne, et meil on esinemishirm, publik on ja ikka uus olukord ja vastutus on suur. Aga tegelikult see sügaval tasandil, kui see läheb välja kannatamatuks, on ikkagi juured kaugemal. Et me ei saa teraapias tuua alati näiteks äreviku puhul rasket teemat nii-öelda üles, sest ta ei reguleeri ennast ära. Ja väga paljud inimesed selleks, et üldse teraapia õnnestuks, vajavadki antidepressante endal kõrvale, mitte väga paljud, aga osad, et neil toimuks üldse ära regulatsioon. Ehk me jõuaksime üldse selle kohani, et me saame emaga töötada. Et ma ei soovitaks neid välistada, et siin eelmises episoodis ka üks inimene rääkis, et mul oli nii häbi võtta ravimeid. Ravimitesse ei tohi kinni jääda, need ei tohi enda ellujäämisstrateegiaks teha, vaid need annavad kaevuvee, et me saaks teha eduka teraapia protsessina mitme teraapiate vältel, et see tuleks sellest olukorrast välja. Sambo laia. Selles mõttes teema on keeruline, mul on väga hea meel, et me selle lõimumise korraks teemaks võtsime, sest me äkki kuskil episoodis ka sellest lõimumisest rääkisime. Ehk siis lõimumine piltlikult öeldes lihtsustatud kujul tähendab seda, et ma võtan kellegi rolli üle, näiteks lähen vanaema rolli ja hakkan ise oma emale emaks. Vanas eas võib seda juhtuda, et hoolitseme, eks ju, aga sealt toimub kohe tunnete ülekanne ja seda ei ole vaja üldse müstifitseerida. See lihtsalt toimib niimoodi, et tunded kanduvad üle, et kui ma võtan kellegi koha,
siis ja järsku võibki tunne tekkida siis, et kui süsteem hakkab tagurpidi tööle, et ma ei ole mitte laps, vaid ma olen ise vanaema, kus sul see elujõud siis saab olla? Loomulikult sul on ärevus, loomulikult sa hakkad elu kartma, sest sa on üle koormatud, sa teenindad kogu aeg mingit objekti sisimas. Et siis, mida ma tahan, et te kaasa võtaksite piirid, ehk siis jälgige, et ei oleks oma vanematel ise vanemad, isegi kui nad tahavad sind tagasi tõmmata sellel hetkel, kui sina, näiteks inimesed teraapiast lähevad ja siis ema koju minnes näiteks ütleb, kes elavad veel vanematega või puutuvad kokku, mis sa nii hõljud siin ringi, nagu negatiivses alatoonis. See on nagu kutse, kannata palun koos minuga edasi. Ja seal ongi vaja neid piire luua, ma ei ole nõus kannatama. Ja see võib tähendada ka konfrontatsiooni ja konflikti, et sa eristud sellest kannatusest. Teine asi, et te selgitaksite välja, kui suur on teie nii-öelda see, mul on Elisa raamatus on mu raamat olemas, seal on see lõimumisteemat hästi kirjutatud ja põimumisteemat, et kuidas mitu protsenti seal nii-öelda see põimumine võib põhjustada mingeid asju, mingid sümptomeid, et saate sealt nii-öelda lugeda, see on kohe alguses seal. Et te selgitaksite välja, kuidas põimumine teie elu mõjutab, kui palju teie tunded on teie tunded, kui palju on ema-isa tunded teie sees, et toimuks emotsionaalne eristumine. Ja kui toimub emotsionaalne eristumine, nagu selles mõttes, et sa kehtestad ennast, siis tekib ka oma mina, siis tekib arusaamine, kes see mina olen, kes see mina, mis see mina telg on, ja te võite tajuda seda siin sees jooksmas nagu niimoodi keskosas. Tekib selline nagu selgroa tunne, aga kõhtu või rinnakust kõhtu, et selline mina telg tekib. Ja üks hea harjutus või asi, kuidas näiteks ennast kriisiolukorras või ärevas olukorras rahustada, mis on minu puhul töötanud, on see, et sa tõused püsti ja paned käe niimoodi ja ütled, mina Ants on ka siin kolmandas isikus ja lööd jalaga maha. Kutsud ennast nii-öelda justkui nagu korrale. Ja siis, kui sul on sotsiaalärevus, keda ma tegelikult kardan, et jätkega meelde see, et kui teil täna avaldub ärevus mingi sündmuse tagajärjel, siis ta on lihtsalt käivitaja, mitte põhjus. Et su nõme ülemus ei olnud põhjus, see sündmus ei olnud põhjus, vaid see, mida see sinu ajus käivitas, mis on sinu minevikus lahenduseta. Ja ilmselt, kui sa hakkad sellest lõimumisest välja ise tulema, siis sa tegelikult tajud ilmselt just seda negatiivsust ja halva meelt oma partnerite, oma pere poolt. Nad tahavad sind tagasi tegelikult tõmmata, et samamoodi, kui sa tuled põimumisest välja, eks ju, ja võib ka vastupidine reaktsioon tekkida, et kui ma tulen põimumisest välja, et ma ehitan piirid, ja võib olla alguses pinge, eks ju, aga hiljem võib see side muutuda hoopis nagu kahe täiskasvanud vahelise suhteks, näiteks emaga või isaga, et ei ole see, et ma olen laps ainult, vaid ma olen 2 täiskasvanud, ma olen küps inimene juba. Ja et vastupidi, sellel on pikas plaanis nagu positiivne mõju. Et lihtsalt see esimene samm võib olla keeruline. Just, et ülekantud rollidest välja tulla ja kui on rasked perekonnad, siis on väga raske seda ise teha, aga vähemalt te teate, milles on põhjus ja saate terapeutiliselt siis aidata ennast nii-öelda kaasa. Ja kui tekib ärevus, ärge laske sellel üle 6 aja kesta, sest kui ta juba kinnistub ja sealt tekivad need vältimisstrateegiad, siis te ei jõua nii-öelda selle lahenduseni üldse kiiresti hiljem, sellepärast et aju on juba nii harjunud, mida kauem ta on, seda raskem on nagu lahendada. Jäi mul jälle ka kuskilt eelmisest episoodist mul meelde, et ärevus, kui ta on su ajus, et ma mäletan, et sa ütlesid midagi, et kui see on mingi perioodi, et see tegelikult sa pead tõesti sellega nagu ruttu tegelema, et aju harjub ära 2 nädalaga, 3 nädalaga. Ja 2 nädalaga üldse saab juba, kui ma olen õige kliinilised, teavad seda paremini või psühholoogid, aga minu meelest oli, kui ma kunagi käisin ärevushäirete koolitusel, siis minu meelest seal öeldi, et kui on 2 nädalat olnud nagu konstantne ärevus või selline väga tugev ärevus, siis ta võib juba häireks nii-öelda kujuneda. Ehk siis püüda ikkagi, ja mis veel on, mul tuli sellega seoses meelde, lemmikloomad ja eksid. Need inimesed, kes jagavad lemmikloomasid ekside vahel, see on ärevuse põhjus, üks põhjuseid, miks eksidega tuleks need suhted läbi raiuda ja lemmikloomi ärge pange laste rolli. Ehk siis, mis on juhtunud, miks eelmine aasta pöördus meelet hulk inimesi sellega, et nende kaaslane jagab lemmiklooma oma eksiga. Iga kord, kui see loom tagasi koju tuleb või läheb sinna eksi juurde, siis see kaaslane, kes on siis uus kaaslane, saab ärevushäire ja paanikahoo. Ja seal on tegelikult hülgamishirm ja laps saab üle trauma taustal, see on juba traumaatiline nii-öelda reaktsioon ja ta lihtsalt tõlgendab seda ärevuse ja paanikahoona, eks ju, aga see on paaniline hirm kedagi või midagi kaotada.
ja samamoodi, sest kassid näiteks on eriti sellised, mis talletavad energiat ja lasevad läbi enda ja ta tuleb selle ekspartneri energiaga sulle koju. Ja see on nagu ühislaps, eks ju, miks ka vahepeal ekside lapsed või tähendab sinu kaaslase lapsed ajavad see närvi, kes on teise partneriga, siis seal tekib see hülgamishirm või kaotamishirm. Oi, siit tuli nii hea teema praegu jälle välja, et lapsed, kes jäävad paari suhtes vahele. Nii hea teema tuli siit praegu välja, aga lõpetame selle teema ära. Just. Lõpetame selle teema kirjadega, sellepärast, et meile tuli palju erinevaid kirju, nagu me ikka 2-3 kirja jõuame ka ette lugeda. Ja kõikidele, kes kirjutavad, siis me anname ära kingitusi. Meil on toredad toetajad, Elisa E-raamat, Elum kinnisvara nüüd küll meile kingitusi välja ole pannud, aga kes on ärevuses oma kinnisvara ärevuses Eesti sõja pärast, siis kui te tahate minna Hispaaniasse, siis Elum kinnisvara aitab teil kinnisvara müüa ja üürida Eestis, aga aitab ka leida siis ilusti Hispaanias. Ja nii et, aga ma võin teile kinnitada, et sõda ei tule, et see on me kollektiivsest ärevusest jõudnudki rääkida, mis tekitab palju terviseärevust seoses koroonaga ja nii edasi, et inimesed jäid ka sinna kinni, aga aeg on armutu. See on jälle vol 2. Aga mis sa arvad, kas see päriselt siis kuskile teise maailma otsa ära kolimine maandab või see ikkagi, see on illusioon jälle? Te võite mõelda, näiteks mul on palju Austraalias kliente, kes on Austraalias selema läinud, siis nad võivad põgeneda ükskõik kuhu riiki. Lõpuks see raskus saab neid ikkagi kätte. Ajutiselt, kui sa oled puhkusele, mõned inimesed ka mõtlevad, et miks mul puhkusel on hea olla, et näiteks partneriga pole tülisid või ärevust ei ole, siis see on sellepärast, et sa ei puutu kokku siin olemasolevate süsteemidega, kuhu on ärevus nii-öelda ennast kinnitanud. Ärevus on nagu selline vähkkasvada läheb igale poole nagu laiali ja siis aju registreerib teda töö kaudu, partneri kaudu, vanemate kaudu, mis iganes. Aga kui sa oled teises keskkonnas, siis ajutiselt võib tulla kergus. Aga kui sa nüüd jääd sinna, siis tegelikult kõik need hülgamised asjad, need kõik teemad hakkavad süvenema, et see teise riiki kolimine on täiesti pointless põgenemise mõttes. Kui sõda tuleb, siis... Ajaliselt oskad sa öelda, on see samamoodi 2-3 nädalat on okei ja siis jõuab see järgi või kuu 2? See võib olla ka pool aastat olla niimoodi, et tal lust ja lillepidu ja siis tuleb välja. Et vaata, ta tuleb välja siis, kui inimene jääb üksi. Et üks asi, mida te peate ära õppima, on see, et üksi olemise, et kuidas olla üksi. Väga paljud inimesed ei oska seda ja see viitab ka sellele, et nende meel ei püsi üksinda. Nad vajavad kedagi kolmandat, aga kes vajab kedagi kolmandat või teist? Nad on lapse tasandil, nad toimivad lapse tunnete põhjal. Nii, ma alustan. Tere, Ants! Soovin sulle kindlameelset edasipürgimist, enda ees seismist, ahvatluste ja manipulatsioonide äratundmist, edu ja elurõõmu. Ühtlasi tänan võimaluse eest ja võib-olla ka juhatuse eest ärevusest pähklikoores. Olen kätte saanud selle elu ilmselt esimese tardumise hetke. Olin ehk aastane või natuke peale selle. Igatahes oskasin juba seista. Olin haiglas, üksi palatis ja oli tormine öö. Akedel kardinaid polnud. Seisin voodi otsa juures ja hoidsin sellest kinni. Võib-olla liikusid puuoksad tormis hoogsalt või heidutas mind pimedus, igatahes ma tardusin suurest ehmatusest. Küllap oli see piisavalt suur ehmatus kui ka üksinduse ja hüljatuse tunne. Ma tardun alati, kui tekib minu meelele ohtlik olukord. Pole oluline, on see füüsiline ilming või hoopis mõne pereliikme edastatud sõnum ja minu meele poolt ohtlikuks tunnistatud info. Ärevus on olnud minus aastakümneid. Valisin endale perekonna, mis lõi korralikud tingimused kogeda nii seda, kui ka üksindust, kui ka hüljatust. Lisaks palju muudki, millega täiskasvanud eas tegeleda. Võin siia tuua ka Atlantise perioodi. Mis see siia puutub? Ei tahtnud päästa oma pereliikmeid hukkumise eest ja hirmu võtsin selle ellu kaasa. Tegelenud olen nii hirmude kui ka paljude muude tunnetega, kindlasti on sellest minu arenguteel ka kasu olnud. Ärevusest, mille taga võib samuti olla teatud hirm, veel jagu ei ole saanud. Kuidas ta mulle mõjub? Peale selle, et paneb tarduma, mõjub närvisüsteemile, viib välja tasakaalust, kahandab elu julgust ja rõõmu, ta ei lase mind tunda end vabana ja see on kõige segavam. Armas Ants, ma tean, et kunagi pole hilja, ka siis, kui oled alles 60+. Ehk siis, nagu ma aru sain, kas said kõigest aru, et ta ei üksinda nagu 1-aastaselt ja oli haiglas. Ja vaata, see on ka üks moment, vaata, see on sündmus, eks ju, et ma jään haiglasse,
üksinda, see on, vanasti jäeti lapsi palju üksinda või lubatudki vanematel kasvanud, polnud aegagi, eks ju, ja see on ka üks teema, mis on teraapiates hästi palju välja tulnud, ehk sealt tekib traumatiseering, ehk kui ma jään haiglasse, mult võetakse verd, kust need süstlahirmud ja asjad ka tulevad, ehk siis see võib jääda kogu eluks nii-öelda, kui tekib mingi selline ohtlik olukord või ma jään üksi, siis see inimene ei pruugigi püsida, sest tal toimub meelearengus nagu katkemine, ehk siis ta tardub ja hakkab sulgema ennast. See on täpselt sama, nagu öeldakse, trauma ei olnud, vaid trauma annab mõju igasse sinu eluvaldkonda ja ta võibki väljenduda niimoodi nagu äreva tardumisena. Ja nüüd on küsimus selles, et kas me hakkame ärevust lahendama või me hakkame seda sündmust lahendama, kus ta kaotas tegelikult rahu ja kus ta jäi üksinda ja sellega võimalik töötada. No kurvad lood, väga kurvad lood. Aga see on, tegelikult on see nagu põnev teema, et kuidas see siis on, et kui ühel hetkel see laps, kes jäetaksegi maha, see on ju tema nagu tavapärane elu elada sellisel moel. Et kas see, kui tuleb see meel, et ta saab aru, et teistel on see elu teistsugune? Ja nad on 60 pluss sellest, hakkab nüüd alles sellest aru saama ja hakkab seda lahendama alles. Ehk siis me võimegi terve elu elada niimoodi, et öelda, et ma olengi selline või üldse mitte seoseid luua, aga mul on näiteks endal see filosoofia elus, et ma ei taha raisata oma elu ära mingi lapsepõlve traumade peale või et ta mõjutaks see, mis minuga lapsepõlves juhtus, et see peaks terve elu mõjutama. Ehk siis ma loon lihtsalt loogilisi seoseid igas elu valdkonnas, et ja praeguseks hetkeks, näiteks kui ma palju endaga töötan, mul ei teki enam neid nagu seoseid, kes mul ei ole reaktiivsust, mul ei ole ärevust, mul on nagu chill ja rahu, mul on elus kõik hästi, ehk siis samamoodi, et kui sul see kiindumus suhe saab paremaks nagu nii ärev kui vältiv, see mõjutab ka suhet rahaga tegelikult. Et kui sa oled ärev kiinduja, siis sa võid kogu aeg hirmus olla raha kaotamise osas, täpselt vältiv kiinduja, eks ta võib kogu aeg tahta nii-öelda saavutada, vajada, et need annavad mõju igasse eluvaldkonda, need traumad meil. Ja jah, aga võtame järgmise kirja, meil saab muidu podcast otsa. Eks siis jääb pooleli, ütle, et kõik, stopp. Stopp, nii me siin lõpetame, ei tegelikult meil ei ole nii minuti peale, aga lihtsalt võttetiim tahab ka liikuda edasi. Nii, olen 2 lapse üksikema ja siit minu lugu. Kohtusin 1,5 aastat tagasi mehega, kes esmapilgul tundus väga abivalmis ja oligi. Vaata, need lood on ikkagi kõik algavad suht ühtemoodi. Kõik oli nii tore ja siis oli kõik pekkis. Ja. Olen olnud 5 aastat vallaline ja tundsin üle pika aja ja tunnen ennast üle pika aja õnnelikult. Peale seda, kui olime 4 kuud koos olnud, muutus aga kõik. Hakkasin sisemas tundma, et midagi on valesti. Inimesel ei olnud enam aega, töö oli kõige tähtsam, lähedust enam ei tahetud, rääkida millestki enam polnud ja keha hakkas tööle. Hakkas otsima väljapääsu. Mõtlesin igast variante, kuni jõudsin selleni, et mees kasutab midagi. Küsisin otse. Vastus oli, et kujutan ette ja uskusin alguses, aga ärevus aina kasvas. Ühel hommikul, kui tema magas, mina hakkasin tööle minema ja vaatasin ta tasku. Sealt vaatas otsa kogu valik raami, et minu karjuvat ärevust rahustada. Kõik kukkuski vastu maad. Küsisin otse. Veel vaidles vastu, aga faktid olid mul ju olemas. Sain teada, et ma ise olen selles süüdi, et ma teda ahistasin ja tegin veel muid asju. Tegin selgeks talle, et minu ja laste juurde nende asjadega enam ei tule. Ta vandus mehe au nimel, et ei tule, aga tuli ikka. Kuna ma olin juba narkokoeraks muutunud, siis teadsin, et ta ei lõpeta ja olin valves pidevalt. See kestis tänaseks üle aasta. Olen seadnud endale ja lastele kaitse, teinud selgeks, et mina ei saa tegelikult selles süüdi olla. 4 kuud ei ole ta ilmselt teinud midagi, aga ka lubanud, et ta seda enam ei tee. Fakt on see, et minu keha on kaitses ja ärev sellest ajast, kui see kõik algas ja tunnen, et kaua enam ma ei jaksa ilmselt, kuna see pole normaalne ega inimlik käitumine. See on manipulatsioon. Olen tema ja laste vahel ja proovin kõigile hea olla, unustades täiesti ära, et mina vajan ka armastust ja hoolt. Kui minult kõik ära võetakse, siis mul enda polegi ju seda, mida ka teistele anda. Lugu läheks raamatuks, kui täpsemalt räägiksin, aga tegin lühikese kokkuvõtte. Ja mis näitab veel kord, et ma tahan kõigile hea olla
esimene asi, eks ju, viitab üleseotusele natukene, ma tahan armastust välja teenida. Siis on mees, kes on tegelikult narkosõltlane tõenäoliselt ja kui me räägime nüüd ärevusest partnerlussuhetes, jälle terve tund aega võiks rääkida, aga suhetes toimub täpselt samamoodi tunnete ülekanne, ehk siis kui sul on sõltlasest partner ja sina oled kaassõltlane, siis sinna on tegelikult ärevus sisse kirjutatud, et isegi kui sul näiteks partner on kinnine ja ta ei tunne midagi, siis sinu läbi võib hakata toimuma partneri tunnete väljendus. Ehk siis kui partner tunneb sisimas ärevust, aga ta on suletud, siis sina võid hakata tundma ärevust. Ja kui nüüd tekib ka selline olukord, kus partner valetab, et ei, mul ei ole mitte midagi, aga sa leiad selle tabeli sealt, eks ju, taskust või mis iganes, siis sellel hetkel tegelikult usalduse taastamine on raske ja siin on üks küsimus tegelikult sellele kirja kirjutajale, mis sul on vaja selleks, et uuesti usaldada, et sinu usaldus saaks uuesti võita, et see valveseisund läheks maha, et mida sa vajad ja sa pead seda partnerile väljendama ja partner peaks tegelikult sult seda küsima, et mida sa vajad, et usaldust taastada. Et täpselt samamoodi ükskõik, mis kriis partnerlussuhtes on, siis esimene küsimus, mida ma pean tegema, et usaldust taastada ja see peab olema nüüd mõistlik, mitte selline, et sa pesed pesu siis, kui mina luban või mis iganes, eks ju, et sa ei tohi nagu keti otsa selle inimest panna, aga elementaarsed asjad, mis aitaks sul usaldust taastada. Aga kui inimene on ka narkosõltlane, siis sellest on väga raske välja tulla ja seal on omad dünaamikad nagu taustal. Et selles mõttes huvitav lugu jälle, kuidas ärevus võib alata ja kui seda naist nüüd natukene täpsemalt analüüsida, nagu me teame, siis juba podcastidest oleme kuulnud, et me valime partnereid kas oma isa või ema järgi, ehk siis kui see kirjakirjutaja nüüd mõtleb oma mineviku peale, kas tema ema pidi ka kogu aeg isa suhtes valvel olema, kas ta petab või teeb midagi muud või tarbib alkoholi, et siis tihtipeale me kordama oma suhetes ju vanemate suhtemustrit, et siis sealt võib sulle kergendus ja lahendus, et mõnikord ka mees, ma ei taha meilt vastutust ära võtta, mõnikord partner hakkab teenindama meie jaoks meie enda mustrit ka, et sellepärast ei ole keegi süüdi, näpuga ei saa näidata, kui ainult iseenda peale. Aga, Merje, see saatuslik saade, pidu läbi jälle. Ärevus halvas mu elu, ma ei tea, kas me rääkisime ärevusest või rääkisime kõigest muust, ma usun, et sai palju kasulikku infot ja kirjakirjutajatele siis jagame välja ka kingitusi. Ma jagaks ikkagi välja praegu ärevikele seda Bioscent, ma toon korra näitan ka. Ehk siis sellist vitamiini kompleksi, mis aitab ka ärevust maandada, kui meie keha on tasakaalus ja liposoomne siis vitamiin pidi paremini imenduma. Ja siin on nii vitamiin C-d, mis kulub haigusperioodil ära, vitamiin D-d ja sinki, mis on ka juustele ja küüntele väga hea. Nii et kumma kirjakirjutajal sa olid ikka praegu päris reklaamimees. No ma pean tegema natukene, sellepärast, et nii toredad toetajad on meile need kingitused andnud ja mulle meeldib kingitusi jagada. Ehk siis jagame mõlemale kirjakirjutajale selle ära ja siis ma jagaks ka ära ühe komplekti sellele naisele. Jagaks Kressiina poolt siis puhastava sampooni ja juuksapullid samamoodi. Ja ma vaatasin ka välja natukene samamoodi, ma natuke nüüd kasutasin sinu sellist taktikat ära, ehk siis ma vaatasin ärevuse kohta on Elisa e-raamatus päris palju erinevaid raamatuid, et kindlasti on hea ka seda lugeda, et mis teised süsteemid, mõtted ütlevad ja leida enda jaoks selle, mis toimib sinu puhul, sest ärevuse puhul on tõesti see kasuta seda, mis toimib ja unusta ära see, et mis on tõenduspõhine või mis ei ole, vaid kasuta seda, mis toimib, kasuta kõike, proovi järjest ära ja ühel hetkel sa näed, mis sinu puhul toimib. See on ka enda tundmise õppimiseks oluline ja Elisas on raamatud olemas. Ja kusjuures minu meelest on see nagu mega hea, et kui sa oled ikkagi selline veits ärevas kohas, panna klapid pähe ja lihtsalt kuulata on kordades mõnusam ja võib-olla sellest on rohkem tolku, kui sa peaksid seda hakkama lugema. True point, väga õige point, sellepärast, et ärevik ei suuda fookust hoida ja õigus. Need inimesed, kes on ju ärevikud või ATH-d, kaasaegne, ma ei tea, kas me sellest podcastis jõuame rääkida, aga nad ei suuda ju fookust enam hoida. Ja siis on ju suurepärane, kui saad kuulata. Ja 14 päeva on kõigile prooviperiood tasuta, aga sellele 60-aastasele naisele, kes rääkis oma 1-aastasest kogemusest, kuidas ta jäi haiglas süksi, siis temale anname Elisa e-raamatu ligipääsu. Elisa võtab sinuga ühendust ja saadab sulle koordinaadid, kuidas siis sinna keskkonda ligi pääseda.
ärevus tegi mu halvatuks, saade on läbi, meie halvatuks ei ole muutunud, nii et suur tänu, Merje. Sai nii nagu sai. Kohtume nädala pärast. Thanks sulle ka ja ma tahaks jälle ütelda, et materjali jäi veel nii palju rääkida, aga vaatame. Aga kõik ei saagi vaata, sellepärast, et vaata, kõik ei peagi ette ütlema, et inimesed, ma arvan, said piisavalt palju nii-öelda sellist erinevaid perspektiive stardiks ja nüüd saavad ise tegutseda, ega keegi ei peagi kellegi eest midagi ära lahendama ja kõike maailma infot andma, sest igaühel on oma tõde tegelikult. Aga kui sa vaatad ka näiteks psühholoogilisi tõdesid, siis igaüks räägib erinevate sõnadega, aga lõpuks on ikkagi see kompott või algtõde üks, et kuhu jõutakse, no enamjaolt. Ja ma loodan, et siis leiate enda jaoks selle õige praktika või teraapia. Ja siin see podcast oli nüüd nagu, või see episood selles mõttes nagu lahe, et siin on päriselt paar asja, et keri tagasi ja käi see uuesti läbi rahulikult niimoodi, et see jõuab päriselt kohale. Sest tulemused tulevad siis, kui pühenduda. Aga suur tänu, kohtume nädala pärast. Aitäh, et kuulasite ja vaatasite. Jälgige meid YouTube'is ja pange subscribe ja siis oleme veel rohkem nähtavad.